19.–20. novembrini oli kõigil huvilistel taaskord võimalik ühineda palverännuliste seltskonnaga. Kirikust kirikusse kulgemist alustati sedakorda Pärnu lähistelt Tahkuranna õigeusu kirikust. Täpselt siit, kus 9. oktoobril palverännak katkestuse leidis. Sel korral oli sihiks jõuda 2-päevase jalgse matkaga Eesti-Läti piirini Iklas. Tuletame meelde, et mittetulundusühing Eesti Jaakobitee sõprade seltsi poolt kaardile kantud Eesti Jaakobitee avati tänavu kevadel. Esimene rännak toimus 7.–8. maini, see algas Tallinna piiskoplikust Toomkirikust ja lõppes teise päeva õhtul Hageri kirikus. Edasi tulid veel 3 2-päevast palverännaku matka ning nüüd viimased päevad aitavad läbi käia Eesti Jaakobitee viimast lõiku enne Läti piiril. Kõndida on puhas rõõm, kui kaaslasteks on entusiastlikud kõigest ümbritsevast huvitavad kaaslased. Need on inimesed, kes naudivad võimalust olla keset looduskauneid paiku ja kes oskavad hinnata oma teekonnal kohatud inimeste külalislahkust. Kui öeldakse, et kaevikus ateist ei ole, siis võib ka oletada, et mitukümmend kilomeetrit päevas vältava retke puhul kogeb iga teeline endas religioosset alget. Kuuleb tuulemühas looja juttu ja tunneb päikese säras kõige vägevama heldust. Teel olles omandavad muidu ehk pisiasjad hoopis olulisema tähenduse. Palverändurile on väga hästi tuttav sisemine rahulolu puhkehetkest ja väga hästi tuttav siiras rõõm söögipausist. On lihtsalt hea jõuda teelistele uksed avanud kirikusse. Hea panna käed palveks kokku, olla vaikselt, tänada, paluda, kiita, lauldes. On huvitav kuulata kohaliku vaimuliku või koguduse liikme selgitus piirkondlikust ajaloost ja tänase elu korraldusest. Palverändur ei jäta naljalt ühtegi korjanduskarpi oma veeringutta. Läbi isikliku annetuse saab toetada kohapealset kirikuelu. Palverändur on tänulik, kogedes, et ta on teretulnud. Ja otse lapsemeelset rõõmu tunnevad palverändurid oma palverännu passi templite kogumisest. Sellesse omamoodi reisidokumenti saab läbitud etappide tõestuseks koguda kinnitavaid templeid. Mis motiveeris peapiiskopi leidma aastas need 10 päeva, et osa võtta palverännakust Eesti Jaakobiteel? Neid põhjuseid on mitu. Esmalt tuleb leida ju see aeg ise olemiseks, omaette olemiseks, Jumalaga olemiseks. Ja kuna ma olen palverännu teel varem käinud, siis ma olen kogenud, et see on see koht, kus on võimalik selle aja leida ja olla nii omaette, aga olla ka koos teistega koos ja osaduses käia sama teed ja samas oma teed. Ja teine põhjus, mida siin lühikeses vastuses välja tuua, on see, et tegelikult me teeme omal kombel ju ajalugu. Me märgime maha Eestis Jaakobitee teekonna Santiago de Compostellasse ja mulle tundus, et ma pean nii tähtsas ettevõtmises kaasas olema ja ka oma toe andma ja niimoodi need 10 päeva siin Jaakobiteel veetma kõndides siis Tallinna Toomkirikust kuni Läti piirini ja kutsun kõiki teisi seda sama teekonda jalga alla võtma, et siit siis leida see tee ka oma elu jaoks, siis lõpuks on ju palverännak, meie elugi on ju palverännak.